Oh, tahad share'in screen'i? tere! 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 Nii, ma arvan, et võtame äkki minutikese, et siin viimased inimesed veel sisse lasta ja siis hakkame otsast peale. Ma lihtsalt taustal ütlen teile, et seda kohtumist salvestatakse, nii et kes on siin oma pildiga juhtumisi ja tahab, et seda kindlasti ei jääks näha, siis saab oma kaamera kinni panna. Aga iseenesest on ka tore näha võib-olla jutu kõrvale nägusid, kes päriselt kuulavad. Ehk siis kui sa tahad kaamerat koos sees hoida, siis see on ka väga okei. Ja isegi tervitatud. Nii, aga kell sai 18:01, et kui keegi liitub hiljem, siis lubame ta ka sisse, aga selleks, et teiste aega austada, siis hakkame peale. Minu nimi on Martin Küüsma, olen selle aasta stardi peakohtunik Tartus ja siis räägin teile täna mingist osast sellest väitlustunnist ja koos minuga on siin ka Triin. Ja mina olen siis Triin, toimetaja, mina olen siis Tallinna stardi peakohtunik. Jah, aga siis, kui hakkame vaikselt pihta, siis millest me täna räägime, on, Martin, kas sa saad slaidi liigutada, palun? On kaks asja. Esiteks teeks sellise põgusa sessiooni sellesse, et kuidas võiks ühe teema peale mõelda, kui seda teemat lahti mõtestada. Ehk siis milliste küsimuste peale tasuks mõelda, milliseid sihtgruppe võiks selle teema puhul analüüsida ja kuidas mõtestada näiteks selle väitluse sees mõnda probleemi või plaani, mis ühel tiimil võiks olla. Ja lähenemisviise, kuidas sellele teemale läheneda, kindlasti on rohkem kui üks. Ja nendest erinevatest võimalustest me täna kindlasti ka põgusalt räägime. Lihtsalt selleks, et teile võib-olla genereerida uusi mõtteid, millega siis oma kaasust kas täiendada või mõelda mingisuguste ümberlükete peale või lähenemiste peale, mida te näiteks pole ennem mõelnud, aga mida näiteks võiks olla oodata turniiril ja see aitab teil olla paremini valmis. Ehk siis esimese poole seda tänast töötuba vedame selle peal ja siis teises pooles Martin räägib teile aspektidest, millele tähelepanu pöörata oma kaasuse koostamise juures ja kuidas siis olla hästi valmis nädalavahetuseks. Ja siis me oleme teinud siia sellise QR-koodi lingiga, mida ma soovitan teil kõigil võtta lahti. Ehk siis juhul, kui teil tekib jooksvalt selle väitluse või selle töötoa jooksul küsimusi, mida te ei taha, ma ei tea, kõva häälega küsida, siis te võite panna need sinna QR-koodile Slidosse kirja. Ja siis nii mina kui Martin tegelikult näeme neid oma ettekande ajal ja saame võib-olla võtta need kohe arvesse ja kohe ära rääkida. Või siis vaikselt, kui need jäävad vastamata, et siis me saame tulla nendeni lõpus selles lihtsalt küsimuste-vastuste voorus, mis siis siin lõpus toimub. Lisaks, kui keegi juba on küsinud küsimust, mis sulle meeldib ja millele sa tahad ka vastata, siis seal on selline pöidlanupp, mida sa saad vajutada, mis tähendab, et me kindlasti pöörame tähelepanu küsimustele siis, mis kõige populaarsemad on ja millele kõige rohkemad osalejad siis vastuseid tahavad saada. Aga lähme siis edasi selle teema analüüsi juurde. Nii, teema, millel siis sellel etapil väideldakse, on, et Eestis peaks tasuta ülikoolide kohtade arvu vähendama. Ja siis siin on erinevaid küsimusi ja selle teema nii-öelda erinevad sõnad annavad juba viiteid sellele, millest selle teema puhul võiks rääkida või millistele küsimustele mõelda siis, kui seda süsteemi ja oma plaani kokku panna. Kui me hakkame siit algusest minema, siis esimene küsimus
esimene sõna viitab selles teemas seda, et see väitlus on püstitatud Eestisse. Ehk siis sellise alguspunkt selle teema lahti mõtestamisel võiks olla see, et missugune on Eesti tänane kõrghariduse korraldussüsteem, milliseid kõrgkoole meil on, kuidas need kõrgkoolid oma raha saavad, kuidas otsustatakse, kes saavad tasuta või tasulistele kohtadele ja nii edasi, nii edasi. Teine küsimus, mille peale Eesti kontekstis võiks mõelda, on see, et kuidas millised on need probleemid, mis täna Eesti kõrgharidussüsteemis on, mida siis võiks aidata lahendada see teema, ehk siis see, kui me vähendaksime tasuta kohtade arvu ja mida see siis juurde annaks sellele ülikoolide süsteemile või siis või muudaks ja aitaks leevendada siis võib-olla mingeid probleeme, mis seal võivad olla. Ja kolmas dimensioon siin on see, et kuigi see teema on püstitatud nii-öelda Eestisse ja me väitleme Eesti olude ja Eesti probleemide üle, siis erinevad riigid oma kõrgharidussüsteeme korraldavad erinevalt, mis tähendab seda, et analoogiate, näidete, plaanide, mudelite jaoks tasub uurida selle kohta ka, kuidas teistes riikides, kus näiteks on vähem tasuta kohti või kus kõrgharidus ongi tasuline, seda süsteemi on üles ehitatud ja kui hästi see neil toimib. Ehk siis kui hästi tulevad nende ülikoolid toime, missugune on nende hariduse kvaliteet, kuidas see mõjutab õpilasi, kes nendes riikides, kus tasuta kõrgharidust on vähe või ei olegi, üldse seda hariduse kvaliteeti mõjutada võiks. Ehk siis see tuleb dimensioonid, mille peale mõelda lihtsalt sellepärast, et see teema siit Eesti konteksti püsti pandud on. Nii, siis teine dimensioon, mille peale tasub mõelda, on see sõnade kombinatsioon, et tasuta ülikooli kohad, on ju. Ehk siis selle väitluse kontekstis me räägime sellest, kas inimestel peaks olema võimalus omandada haridust tasuta ja kõrghariduse õppes siis. Ja siinkohal tasub lihtsalt lisaks mõelda, et mõelda selle peale, et mis on veel täiendavad viisid, kuidas sellist haridust, mis aitab sul oma tööd paremini teha või tööturule siseneda või oskusi arendada, milliseid võimalusi selleks veel on ja kuidas siis need hariduse omandamise viisid näiteks rahastatud on. Näiteks meil on kutseharidus, mis on ka tasuta kättesaadav enamus juhtudel. Meil on täiendõpe, mille eest tuleb enamasti maksta juurde. Meil on mikrokraadid, mis on ka tasulised ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis haridust, mis aitab oskusi ja teadmisi arendada on palju, aga osad neist on tasulised ja teised ei ole. Ehk siis siinkohal tasub mõelda selle peale, et miks mingisugused hariduse omandamise viisid on siis nii-öelda maksumüüri taga ja miks teistsugused ei ole. Ja kui me räägime siis tasuta kohtade vähendamisest ja ülikooli haridusega kaasnevatest kuludest, siis kindlasti on enda jaoks hea teha selgeks see, kui palju ülikooli hariduse omandamine maksab, ehk siis mis on mingite ülikooli kohtadega kaasnevad kulud, kas need on erialati erinevad, millised on võib-olla kallimad ja võib-olla natuke soodsamad ülikoolid, mida üleval pidada. Ehk siis sellise nurga alt tasub mõelda selle peale, et kui me räägime tasuta ülikooli kohtadest, et siis mida see tähendab. Siis kolmas dimensioon, mille peale tasub mõelda, on see, et miks see väitlus käib just nimelt ülikooli kohtade üle ja milline on siis ülikooli kohtade selline laiem ühiskondlik roll või ülikoolide roll üleüldiselt. Ehk siis kuidas nad näiteks aitavad tõsta, ma ei tea, mingeid oskusi ja panustavad sellesse, et meil oleks tööturul inimesed, keda tahetakse võtta tööle ja kes aitavad ettevõtetel olla efektiivsed ja areneda ja innoveerida. Või et kas nad näiteks hoiavad üleval eesti keelt ja kultuuri
kas nad loovad ja kasvatavad meile uusi kunstnikke või muusikuid ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis mis on nende selline laiem väärtus lisaks sellele, mida nad pakuvad siis sellele ühele indiviidile, kes selle tasuta hariduse omandab. Ja ka siis sellele, et missugused võiksid olla need alternatiivsed viisid, kuidas näiteks sama kasuni jõuda. Jah. Ja siis neljandaks, arvu vähendamine. Siinkohal tasub endale selgeks teha ka seda, et kui palju siis täna on Eestis neid tasuta ülikooli kohti. Kes on need inimesed, kes neid tasuta ülikooli kohti kasutavad ja kuidas nad siis neid ülikooli kohti kasutavad, ehk siis näiteks kui paljud neist lõpetavad, kui paljud jätavad pooleli, kui paljud vahetavad erialad ja nii edasi ja nii edasi. Ja samamoodi tasub mõelda siis erinevate tasuliste hariduse omandamise võimaluste peale ja nende peale, kes neid kasutavad. Ja kuidas nad oma õpet siis ka rahastavad. Meil oli siin üks käsi korraks püsti. Kas see oli käsi, mis viitas küsimusele, mida tahaks küsida? Kui ei, siis ma läheks siit selle slaidi juurest edasi. Ehk siis siin on omajagu küsimusi, mille peale tasub mõelda. Siis siit edasi minnes tasub analüüsida läbi ka erinevad sihtgrupid selleks, et leida üles argumente ja anda võib-olla sügavust juurde oma argumentidele, et kes on siis need sihtgrupid, keda see muutus ehk siis tasuta kõrghariduse kohtade arvu vähendamine kõige rohkem mõjutab. Ma arvan, et siin on 3 sellist suurt kategooriat, mille peale tasuks mõelda. Esiteks, need on need nii-öelda tudengid, kes sinna sellesse ülikooli tasuta kohale õppima lähevad. Aga ma arvan, et väga oluline siinkohal on mõelda selle peale, et kõik tudengid ei ole ühesugused. Ehk siis neid saab nende erinevate tunnuste alusel lahterdada ka erinevatesse gruppidesse, kelle puhul see mõju, mida tasuta kohtade ärakaotamine neile omab, on erinev, on ju. Ehk siis näiteks tasub mõelda selle peale, et kuidas see tasuta kohtade vähendamine mõjutab erineva näiteks majandusliku, perekondliku, sotsiaalse taustaga noorte kättesaadavust ja ligipääsetavust haridusele, on ju. Ehk siis, kes on need, kes saavad minna jätkuvalt ja õppida ja kellel edaspidi on keerulisem seda ülikooliharidust omandada, juhul kui siis õpe edaspidi on tasuline. Teine dimensioon, mille peale siis tudengite puhul mõelda, on see, et kuidas nende tudengite olukord siis tasulise kõrghariduse puhul muutub, juhul kui nad ikkagi näiteks otsustavad õppida. Ma korra segan vahele. Jah. Nii, me teeme nüüd nii, et kui keegi veel jagab mingit rumalat reacti, siis ma viskan ta siit vestlusest välja. Igatahes, kui meil on, ehk siis kui need õpilased lähevad ja otsustavad minna siis ja omandada seda haridust, aga see haridus nüüd edaspidi on tasuline, et kuidas see mõjutab nende olukorda näiteks õpingute ajal. Siinkohal ilmselt tasub uurida selle kohta, et missugused kulud veel kaasnevad lisaks ülikooli haridusele siis sellega, et ülikoolis käia. Ja samamoodi, et kui mõelda sellele, et kuidas nende õpilaste olukord muutub pärast seda, kui nad oma õpingud lõpetavad, sõltuvalt sellest, kuidas nad näiteks siis oma õpinguid rahastanud on see siis läbi õppelaenude või stipendiumite või muude süsteemide, mida jaotus võib siis nii-öelda pakkuda, on ju. Ja mõelda selle peale, ja siin on kindlasti väga palju teiste riikide näiteid, kuidas nii-öelda laenukoormus, mis kõrghariduse omandanud tudengitele kaasneb, nende siis edasist elu keerulisemaks muudab, näiteks sellepärast, et neil tuleb hakata oma laenu tagasi maksma. Ja 3. dimensioon, mille peale tudengite puhul mõelda,
on see, et kuidas see mõjutab, see, et õpe on tasuline, mõjutab nende tudengite käitumist. Näiteks, kas nad otsustavad minna üldse omandama tasulist kõrgharidust või mitte või valivad mõne muu tasuta ligipääsetava hariduse omandamise viisi, näiteks mõnes kutsekoolis või näiteks sisenedes otse tööturule ja niimoodi on the go learning, kus nad saavad õppida koheselt või näiteks kellegi tööandja toetusel ja stipendiumil ja arendusel on ju. Ehk siis kuidas see seda kohest valikut võiks mõjutada. Teine dimensioon, mille peale tasub siin mõelda, on see, et kui ma maksan oma hariduse eest, siis millisesse ülikooli ma näiteks minna tahan ja kas see näiteks suunab õpilasi minema ma ei tea, tasuta Tartu või Tallinna ülikooli või hoopis näiteks kuhugi mujale riiki, kus kõrghariduse omandamine on ka tasuline, aga näiteks odavam või sootuks tasuta näiteks. Ja kuidas siis see, et tudengid lähevad kuhugi ära, võiks siis Eestit ja ühiskonda mõjutada, on ju. Ja kolmas dimensioon, mille peale tasub mõelda, on see, et milliseid erialasid siis inimesed õppima lähevad, kui haridus on tasuline ja kuidas nende eriala valik siis tulevikus nende heaolu mõjutab, on ju. Et noh, et ühtepidi saab rääkida sellest, et see valik on näiteks läbimõeldum, sellepärast et sa analüüsid läbi, et mitte võtta õppelaenu õppimaks midagi, mida sa ei tea, et sa tahad tulevikus teha. Ja see võib olla sulle kui tudengile hea, aga teistpidi, kui sa lähed näiteks õppima valdkonda, mis sind ei huvita või kus sa ei tunne ennast hästi, aga sa lähed sellepärast, et see on näiteks üks nendest tasuta võimalustest, mida riik pakub, et kas sa siis pärast tahad ennast sellel töökohal teostada või lõpetad ikkagi kuskil muul töökohal või oled lihtsalt õnnetu selle ebasobiva erialavaliku pärast, on ju. Ehk siis siit on mõlemalt poolelt ilmselt argumente selle osas, kuidas see mõjutab, on ju. Nii, siis on meil siin suur selline sihtgrupp, kellest rääkida, on see ülikoolid, on ju. Ehk siis see kindlasti mõjutab seda, kuidas ülikoolid, milliseid programme püsti pannakse, on ju. Ja milline on erialade valik, mida ülikoolides õppida saab. See on kindlasti tugevalt seotud selle eelmise punktiga, on ju, et kuidas siis inimesed või tudengid käituvad oma erialavaliku osas. Ja kas meil on siis näiteks mõned erialad, kuhu tung on näiteks väga väike, sellepärast, et nende nii-öelda tulevikupotentsiaal tööturul näiteks teenida suurt palka on väiksem ja kuna ma pean hariduse eest ka maksma, siis eelistatum on mitte minna sellele erialale, aga kui mõelda selle peale, kas need erialad võivad omada mingisugust muud ühiskondlikku, sotsiaalset, kultuurilist väärtust, siis see võib ikkagi olla olemas. Kindlasti ülikoolide kontekstis on oluline ka õppejõudude dimensioon, on ju, kas ja millised õppejõud meil eksisteerivad, kuidas me neid tasustame, kuidas me tagame, et neile on järelkasv ja et tahetakse minna näiteks doktorantuuri ja nii edasi. Ja ma arvan, et siin ka jälle mõlemal pool on argumente, millele siin puhul tähelepanu pöörata. Jah, ülikoolide jätkusuutlikkus ja ülikoolide võimekust parendada teadust, ka kindlasti hästi olulised dimensioonid, mille peale mõelda ja mõelda sellele, et millest need sõltuvad. On see näiteks ülikooli rahastus, on see näiteks tudengite arv ja selliste atraktiivsete programmide koostamise võimekus, on ju. Ehk siis jälle, kuidas see, kas haridus on tasuline või tasuta, seda kõike võiks mõjutada. Nii, siis meil on siin dimensioon ühiskonnast. See siis näiteks võib puudutada seda, et kuidas haridus on kättesaadav ja kellele ja millised on sotsiaalsed mõjud sellel, kui mingid ühiskonnagrupid on vähem, saavad ligipääsu siis kõrgharidusele näiteks sellepärast, et see on kallim, kui see täna on ju. Siin on ühiskondlikust aspektist kindlasti tasub mõelda sellele, et mida üks kõrgharidus inimesele annab, isegi siis,
kui ta võib-olla ei, ei, ei anna oskusi, mis on nagu üheselt ülekantavad sellisesse tavapärasesse tööellu. Noh, võib-olla arstidel on väga selge karjääriväljund, aga võib-olla mingitel muudel erialadel, noh, ma ei tea, näiteks riigiteadused, ajakirjandus või isegi nagu juura, on ju, see otsene ülekantavus võib-olla oskuste ja konkreetse ametina ei pruugi olla isegi nii ilmselge, aga see teadmised, mis sa sealt saad, on hästi laiapõhjalised ja ülekantavad väga paljudesse eri valdkondadesse, sealhulgas sinu sellisesse igapäevasesse kriitilisse mõtlemisse, on ju. Ja majandusliku aspekti puhul ka on ju, et tasub mõelda selle peale, et missuguseid tööturule sisenejaid meil vaja on ja kuidas me läbi kõrghariduse suuname inimeste käitumist. Ja kas me peaksime kasvatama neid sisenejaid läbi kõrghariduse või mõnel muul viisil. Kuidas meil innovatsiooniga läheb, siis kui ülikoolid on teistmoodi korraldatud kui täna ja kuidas see kõik mõjutab seda, kui populaarsed on Eesti ülikoolid, kui atraktiivsed on Eesti ülikoolid ja Eesti majanduskeskkond ja konkurentsivõime tervikuna. Nii. Aga mida siis tiimid selles väitluses tegema peavad? Jaotuse ülesanne on number 1, näidata, miks tasuta ülikoolide kohtade vähendamine on vajalik ja või kasulik, on ju. Ja teiseks, jaotus peab siis pakkuma välja selle alternatiivse plaani ja Triin, sa kuidagi läksid mute'iks. ei ole. Nüüd on tagasi. Väga huvitav. Igatahes jaotusülesanne siis esiteks näidata, miks on vaja tasuta kohti vähendada ja number 2, pakkuda siis välja see plaan, kuidas neid tasuta ülikooli kohti peaks vähendama ja mis see uus süsteem võiks olla. Eitusülesanne on siis kaitsta seda, et tasuta ülikooli kohtade arv peaks samas mahus säilima. Eitus võib pakkuda välja vastuplaane, aga need vastuplaanid, mida Eitus pakub, peavad siis olema vastuolus sellega, mida jaotus tahab teha. Ja erinevad vastuplaanid siis on erineval määral edukad, sõltuvalt sellest, missugune jaotuse kaasus. Räägime sellest paari slaidi pärast. Nii, aga erinevad probleemid, millele tasub oma kaasust üles ehitades tähelepanu pöörata. Tänase kõrghariduse korraldussüsteemi juures saab minu hinnangul olla vähemalt 3 sorti probleeme. Esiteks, meil on probleemid näiteks riiklikus vaates, kus meil on väga palju kõrgharitud inimesi, aga võib-olla nende kõrgharitud inimeste kompetentsid ei vasta sellele, mida meie tööturg täna nõuab. Mida see tähendab, on see, et väga paljud kõrgharitud inimesed ei tööta otseselt või kaudselt nende erialadega seotud töökohtadel, mis tähendab seda, et riik on investeerinud nende haridusse, aga ei ole saanud seda, et nad kasutaks seda haridust nii-öelda eesmärgipäraselt. Teiseks, meil võib olla küsimus selles, et meil on omajagu inimesi, kes on läinud omandama teatud erialad, aga ei ole kunagi oma kõrgharidust nii-öelda kätte saanud, aga on saanud õppida tasuta, on ju. Ja siis saab ka küsida, et kas see panus ja see investeering, mida riik on neisse andnud, et kas see on tudengi poolt väärtustatud ja kas nad panustavad ühiskonda samaväärselt tagasi, on ju. Teiseks, meil saab olla muresid sellega, kuidas meie ülikoole rahastatakse. Siin saab näiteks võrrelda, kui palju Eesti investeerib SKP-st oma kõrgharidusse versus näiteks mõned teised riigid ja juhtida tähelepanu sellele, et Eesti investeeringud kõrgharidusse on madalamad kui väga paljudes teistes riikides, mis võib mõjutada meie nii-öelda ülikoolide toimetulekut, kvaliteeti, võimekust õppejõududele palka maksta ja nii edasi. Ehk siis
probleem võib olla see, et Eesti ülikoolidel on liiga vähe raha ja meil on vaja raha juurde saada. Ja üks viis, kuidas raha juurde saada, on see, et kehtestada õppemaks, kus tudengid ise ka panustavad. Rõhutan siin seda, et kõrgharidusse raha juurde suunamiseks õppemaksud ei ole ainuke viis. Ja seda saab teoreetiliselt suunata ka mõnest muust allikast, aga see võib olla üks neist. Ja siis meil on võib-olla ülikoolide vaates probleem ka sellega, kui motiveeritud meie tudengid on, kes ülikoolis õpivad. Näiteks see, et erialasid vahetatakse ja kõrgharidust jäetakse siin ja seal lõpetamata, võib olla üks nii-öelda murekoht. See, et väga paljud Eesti tudengid käivad tööl oma õppe kõrvalt ja ei keskendu sellele, et õppida. Samamoodi võib seda nii-öelda ülikooli tööd hariduse andmisel tegelikult muuta raskemaks, on ju. Ehk siis, kui see on tasuline, äkki siis see kuidagi muudab seda tudengite suhtumist, on ju. Ja meil võivad olla kindlasti probleemid ka nii-öelda üliõpilase vaates, on see näiteks erialavaliku vaates, et tudengid ei mõtle oma nii-öelda valikuid piisavalt hästi läbi, sellepärast, et see on tasuta asi, mida saab riigi käest saada, kui su õppetulemused on piisavalt head ja sa saad ülikooli sisse. Ja see ongi see põhjus, miks võib-olla erialavahetusi ja lõpetamata kõrgharidust on väga palju. Või et see, et inimesed lõpetavad mitte oma ülikooli erialaga seotud töökohtadel, on ju. Või siis elukallidus, et kuidas on keeruline toime tulla näiteks tudengina või hiljem nii-öelda tööturul. Ja kas see, kui kõrgharidus on tasuline, kuidagi muudab seda olukorda kas raskemaks, näiteks heitluse poole pealt vaadates, või siis näiteks suunab seda käitumist nii, et see on kuidagi mõistlikum ja läbimõeldum ja kaasab võib-olla siia muid rahastusallikaid, näiteks mõne stipendiumi või ettevõtete omapoolsete panustega selleks, et saada endale just neid uusi töötajaid, keda nendel ettevõtetel just kõige rohkem vaja on. Näiteks. Ja nüüd viimaseks ma tahaks rääkida natuke plaanidest ka, mida selle väitluse puhul võib püsti panna ja millele siis oma plaanide puhul tähelepanu pöörata. Esiteks, kui sa mõne plaani püsti paned, siis mõtle, et mis on esiteks see probleem, mida sa selle plaani puhul nii-öelda lahendada tahad. Ja mõtle ka selle peale, et kas see plaan päriselt seda probleemi lahendab, on ju. Hea näide siin, et kui su plaan on näiteks selline, et sinu kõige suurem probleem, mida sa tahad lahendada, on see, et me suuname kõrgharidusse liiga vähe raha, et me teeme õppemaksu, aga sa ütled, et selleks, et seda õppemaksu ikkagi teha või et õpet hoida kättesaadavana ka paljudele nagu võib-olla vähem sotsiaalselt kindlustatud noortele, et siis me teeme riiklikult väga palju stipendiume, mis tegelikult tähendab seda, et see raha, mida sa plaanid kas suunata sinna kõrgharidusse, on ju, ei suurene, sellepärast et sa võtad selle lihtsalt ühest potist ja annad teise, kui sa reallokeerid selle näiteks täna rahast, mis läheb ülikoolile sinna, et minna nüüd tudengile, et ta saaks maksta oma õppemaksu, või siis sa pead investeerima oluliselt rohkem kõrgharidusse, kui sa teed seda täna, ja siis on küsimus selles, et kas see raha peaks tulema nii-öelda riigieelarvest tudengile kui stipendium või siis näiteks otse ülikoolile. Ehk siis mõtle läbi, mis su probleem on ja kuidas see plaan, mida sa teed, siis seda probleemi päriselt ka lahendab. Ja tegelikult, kuna neid probleeme, mida siin väitluses saab lahata, on väga palju, siis tasub mõelda selle peale ka, et kuidas su plaan teisi probleemvaldkondi selles ülikooli hariduses võib mõjutada, eriti kui sa teed seda eitusest, sellepärast et sa pead olema valmis reageerima sellele, et missugune on jaotuse plaan. Kui te teete nüansirohkeid plaane, siis tasub siinkohal mõelda selle peale, et su plaani nüansid omavahel oleks ka kooskõlas, mitte vastuolus. Näiteks plaan, mis tahab suurendada
nii-öelda ülikoolide rahastust ilma, et koormata riigieelarvet. Ilmselt ei saa samal ajal teha väga palju stipendiume, sellepärast et siis sa pead seda raha ikkagi kuskilt mujalt ära võtma, on ju. Jah, ja kui sa oled eituses ja tahad teha vastuplaani, siis oma vastuplaani puhul tasub alati mõelda sellele, et kas üks jaatuse tiim saab selle vastuplaani vastu öelda, et see on hea mõte, me tahaks ka seda teha. Et noh, et näiteks kui eituse vastuplaan on, et kõrgharidus peakski suunama rohkem raha, aga see raha peaks tulema riigieelarvest, mitte tudengitelt, siis jaatus, kes on oma kaasuse üles ehitanud peamiselt näiteks selle probleemile, et õpilased ei mõtle liiga palju läbi oma valikuid ja see on probleem ja et ülikoolid on või et riik suunab raha ebaefektiivselt kohtadesse, kus inimesed ei kasuta seda õigesti, saab jätkuvalt öelda, et kui meil on raha riigieelarves, mida me saame suunata kõrgharidusse, me võime seda teha, aga et inimeste oma motivatsiooni tõsta ja valikuid paremini suunata, me ikkagi jätkuvalt peaksime mingisuguse omaosaluse sinna panema. Ehk siis selline reaktsioon jaotuselt saab olla olemas, on ju. Ehk siis eituse rõhk peaks olema seal, et miks nende kohtade vähendamine on halb. Mitte niivõrd palju sellele, et selle asemel, et tasuta kohti vähendada, võiks kuskilt mujalt või midagi muud teha, on ju. Ehk siis te peate suutma tõestada peaasjalikult seda vähendamise nüanssi. Nii, aga siis ma annaks edasi sõna Martinile, kes räägib teile kaasusest. Enne seda ma vaatan, et siin küsimuste hulgas on 2 sellist küsimust, mis käivad nagu natuke selle sisulisema poole kohta, et võib-olla küsime need ära. Hästi. Esimene küsimus on selline, et kuidas ette valmistada eituse argumente ja kas neid on üldse võimalik ette valmistada? Muidugi on võimalik eituse argumente ette valmistada. Eituse argumendid peaksid lähtuma siis sellest, mis on eituse põhitõestuskoorem, on ju. Ja eituse põhitõestuskoorem on see, et miks tasuta kohti vähendada ei tohi. Ehk siis eituse argumentide loomiseks, mis kehtivad ükskõik missuguse plaaniga jaotus tuleb, peaksitegi eitusest vastama sellele, et miks on vaja tasuta ülikooli kohti ja seda näiteks tegema nende erinevate sihtgruppide lõikes. Näiteks, miks on tasuta ülikooli kohti vaja tudengile ja siis sa saad näiteks mõelda, millised on erinevad tudengite sihtgrupid, kes vajavad just nimelt neid tasuta kohti ja miks on hästi oluline, et see oleks hüve, mis on kättesaadav kõigile, mitte ainult väga-väga valitud vähemustele, on ju. Jah, näiteks, et see on üks dimensioon. Teiseks tasub siinkohal eitusest mõelda ka hästi universaalsele asjale, et mis on näiteks ühiskondlik väärtus või kultuuriline väärtus, mida just see, et haridus on tasuta ja et see on kõigile kättesaadav ja et see tagab, et erinevad erialad inimestele huvi pakuvad, on jätkuvalt nii-öelda nagu piisavalt mehitatud õpilastest, et ülikoolidel on mõistlik neid üleval pidada. Ja siis saab selle dimensiooni alt seda analüüsida. Ja kolmas ilmselt selline nüanss siin on ka see, et kuidas kui mõelda ka näiteks pikemale perspektiivile, et kuidas see mõjutab Eesti olukorda üleüldiselt, kuidas see mõjutab neid noori, kes tulevikus on õppelaenudega, mida nad peavad näiteks tagasi maksma. Kas see mõjutab nende, ma ei tea, säästumäära, kui kiiresti nad pärast oma kooli suudavad selle laenu näiteks tagasi maksta, kui
kuidas see näiteks mõjutab seda, kas nad saavad osta endale oma kodu või kui turvaliselt nad tunnevad ennast oma igapäevaelus, näiteks selles olukorras, kus neil on õppelaen, on ju. Et ma arvan, et siin on väga mitmeid dimensioone, mida siit eitus saab avada ja mis ei ole üldse sõltuvad sellest, mida jaotus võib teha. Ja mõeldagi just sellest perspektiivist, et miks meil on tasuta kõrgharidust vaja ja kellel on seda tasuta kõrgharidust vaja. Nii, ma võtan teises küsimuses 2 küsimust kokku. Esimene küsimus on selline, et kui eitus teeb vastuplaani jaatuse plaanile, siis kas eituse plaan peab siiski vastama tingimusele, et praegused tasuta kohad säilivad, see tähendab, et neid ei vähendata? Jah. Ja sellega, okei, väga hea kiire vastus. Ja sellega seotud küsimus on, et mis täpsemalt on vastuplaan? Vastuplaan on siis plaan, mida eitus teeb selleks, et lahendada jaatuse probleemi või siis mõnda olulisemat probleemi, kui nad põhjendavad, et miks nende probleem on olulisem, selle teema all. Ehk siis näiteks kui jaatuse probleem on, et kõrghariduses on liiga vähe raha, meil on raha juurde vaja ja meil ei ole muid kohti, kust seda raha võtta, järelikult me peame võtma raha tudengitelt, et kõrgharidust arendada, üleval hoida ja tagada, et meie kõrgharidus on piisavalt kvaliteetne, on ju. Siis näiteks sellisel juhul saab eitus teha vastu plaani, et ei, meil on tegelikult riigieelarves raha küll, me võtame raha ära näiteks, ma ei tea, tasuta gümnaasiumihariduselt või kehtestame astmelise tulumaksu selleks, et koguda maksuraha rohkem, mida me siis saaksime paremini investeerida kõrgharidusse. Või midagi muud, on ju. Ehk siis eitus saab teha vastu plaani, öeldes, kust oleks parem võtta raha selle asemel, et võtta raha tudengitelt. Nii, teeme ühe kiire 3. küsimuse veel, mis on tulnud ka, mis on niisugune sisuline ja siis lähme selle kaasuse juurde. Kas te saaks tuua näiteid, mis võivad praeguse teema puhul klassifitseeruda oravana? Ma võin ise tuua näite. Too näide. Jah, et näiteks kui te teete plaani, et vähendame tasuta õppekohti ainult nendel erialadel, mis on täiesti kasutud. No, et meil on mingid erialad, mis on nagu täiesti kasutud, kus pärast inimesed tööd ei saa aga praegu mingid inimesed millegipärast neid õppima lähevad. Ja teie plaan selle koha peal lõpebki, et ei seleta seda rohkem lahti. Siis minu meelest on üsna suur oht, et see on orav, ehk siis reeglitele või mitte teemakohane plaan, sellepärast et minu meelest on ikkagi enam-vähem iga eriala, mida õpetatakse millekski kasulik. Ja kui te pikemalt lahti seleta, ei veena mind, et tõesti meil on palju selliseid erialasid, mis on kasutud ja millest meil oleks mõistlik lahti saada, siis mina väidan, et ei vähenda praktiliselt mitte millegi rahastust, ehk siis tegelikult ei kaitse seda oma teema poolt jaotusest, mis ütleb, et te peaksite Eestis tasuta ülikooli kohtade arvu vähendama. Jah, ma arvan, et ka plaan, mis ütleb, et ma ei tea, näiteks annab sellesama õppelaenu näiteks, ma ei tea, riiklikult ja annab sinna, et me väga-väga vähestel juhtudel kohustame õpilasi seda maksma, et siis see on ka ilmselt natuke selline orava lõhnaga kaasus. Et sellised juhud, kus sa ikkagi nagu lõpuks seda riigi kõrgharidusse pandavat raha sa võid samaks jätta, aga ühesõnaga, et kui samad õpilased õpivad ja lõpuks see ikkagi ei maksa, et siis ühesõnaga sa pead vaatama, et su selle plaanil oleks selline mõju, mis nagu midagi muudaks. Nii, aga lähme siis selle väitlustunni teise osa juurde ja räägime natuke sellest, et mis asi on kaasus ja kuidas seda ette valmistada. Ma arvan, et siin hulgas ma vastan ära ka mõned küsimused, mis siiani on tekkinud, aga me kindlasti jätame lõppu aega, et vastata ära siis nendele teistele Slido küsimustele ja siis, kui teil on ka siin vestluses tahate midagi küsida, siis saate seda ka teha.
et ilmselt te olete kõik mingit sorti väitlustunnis käinud, väitluskoolitust saanud. Teil on selgitatud, mis on erinevate kõnelejate rollid ja sealhulgas ka esimeste kõnelejate rollid, kes siis tavaliselt kannavad ette põhiosa kaasusest, on ju, et edasi väitlus läheb selle peale, et tehakse ümberlükkeid, analüüsi, võrdlusi, lõpuks kokkuvõtteid. Aga mis on siis see asi, millega te peaksite valmis saama nii-öelda kodus enne seda, kui te väitlusturniirile tulete, sellepärast et ettevalmistatud teemadega väitlusturniiri kasu või boonus ongi ju see, et te teate seda teemat ette, te saate nii palju vaeva näha, ükskõik kellelt nõu küsida, kellelt te soovite selle jaoks, et siis tulla sinna turniirile oma kõige paremate mõtetega. Ja nende kõige paremate mõtete hulgas minu meelest peaksid olema vähemalt järgmised asjad. Esiteks, teil võiks olla esimese kõne alguses mingi sissejuhatus. Ei juhtu lõpuks midagi, kui teil seda ei ole, aga teid on palju meeldivam kuulata, kui teil on mingi loogiline sissejuhatus oma kõnele ja soovitavalt see on midagi muud, kui te ütlete, et tere, mina olen Martin ja mina olen Jaatuse esimene kõneleja. Sellepärast, et seda, et te olete siis Martin või mina olen Martin, te olete keegi teine, on ju, aga ja te olete Jaatuse esimene kõneleja, seda me sel hetkel juba kõik teame, sest et kohtunik on teid sisse juhatanud. Siis tasub teemas olevaid sõnu defineerida. Selle jaoks, et me kõik väitluses saaksime ühtemoodi aru sellest, mille kohta see väitlus käima hakkab. Ja seda siis nii Jaatuse kui Eituse poolt, Eituse poolt siis eelkõige juhul, kui Jaatus seda ei tee. Et kui te olete Eituses ja Jaatus teil juba ütleb, et näiteks, et ülikoolid on kõrgharidust pakkuvad asutused või ülikooli koht on ühe inimese võimalus ülikoolis haridust omandada, no siis te ei pea seda üle kordama või mingi enda jube sarnast mõtet välja ütlema, te võite lihtsalt öelda, et Jaatuse definitsioonidega nõus. Üldiselt meil ei teki seda probleemi, et inimesed ei ole definitsioonidega omavahel nõus. Loomulikult, kui te ei ole nõus ja keegi defineerib midagi täiesti ebaratsionaalselt, siis te võite ka selle üle väidelda. Aga definitsioonid on nii-öelda siis kindlustus meile selle jaoks, et kõik saaksid väitlusest ühtemoodi aru. Nii et mõelge, millised sõnad teemas võiksid olla sellised, mis võimaldavad mitmeti mõistmist ja pange oma kaasuse algusesse kirja, kuidas teie neid mõistate ja Jaatuses siis teil on võimalus esimesena neid definitsioone väitluses seada. Siis Triin rääkis teile pikalt sellest, et siin väitluses on võimalik valida erinevaid probleeme. Igas sellises väitluses, kus teema nõuab, et me midagi muudame, on vaja siis püstitada probleem. Triin, ole hea, viska see Jaana puu välja. Nii, meil on vaja seda probleemi on ju selle jaoks, et meil oleks mingi probleem, mida me lahendama hakkame oma plaaniga. Mõistlik on valida üks probleem. Triin näitas teile erinevaid probleeme, see ei tähenda, et te valite palju erinevaid probleeme, mida te hakkate lahendama, vaid te peate valima ühe selle jaoks, et seda väitlust väitama hakata. Miks ei ole mõistlik valida mitut probleemi? Sellepärast, et oma kaasusega te tahate ju seda probleemi ära lahendada. Ja te tahate Eituse vastu tõestada, et teie plaan tegelikult selle probleemi ära lahendab. Kui te püstitate mitu probleemi, siis on Eitusel rohkem võimalust näidata, et te olete mingi asja püstitanud ja seda mitte ära lahendanud. Nii et mõistlik on valida üks probleem, aga oluline on, et see probleem oleks teie kaasuses olemas, sest muidu tekib küsimus, et miks me seda plaani üldse teeme. Siis järgmisena on teil vaja plaani. See teema siin on selline, mis ütleb, et me peaksime maailmas midagi muutma, ehk siis Eestis peaks neid tasuta ülikooli kohtade arvu vähendama. Kui teema käseb teil maailmas midagi muuta, siis see tähendab, et see on plaani väitlus, te peate tegema mingi plaani, ehk siis mida te maailmas muudate ja kuidas. Ja siinkohal ongi teil siis võimalus öelda, et mismoodi te siis seda tasuta ülikooli kohtade arvu vähendate, näiteks kui palju te seda vähendate, ma ei tea, mis sorti erialadel seda vähendate, mis sorti ülikoolides seda vähendate, mis sorti õppeastmetes te seda vähendate, teil on variante erinevaid, eks ole, aga te peaksite oma siis esimese kõne alguses seal, kus te oma kaasust üles ehitate, ütlema, et kuidas te seda teete. Kui te seda ei tee, siis on väga ebaselge, mille üle see väitlus üldse käib, on ju, teil on suur tõenäosus, et seda väitlust hakkate kaotama. Kui te olete Eituses, teie vastu ei tehta plaani, siis te eeldage mingi normaalne plaan Jaatusele, väidage selle vastu ja vaadake, mis juhtub. See on kõige parem strateegia, ma arvan. Ja siis pärast seda on teil vaja argumente. Et argumendid on siis on ju need põhjendused, et miks see plaan on õige asi, mida teha. Ja need te peaksite ka enne välja mõtlema selle jaoks, et teil oleks millest väidelda. On ju see, mis ma rääkisin enne, sissejuhatusdefinitsiooni probleemplaan, see on see, mis selle väitluse üles seab.
see, mille üle me väitlema hakkame. Nüüd seda väitlust väitlema me hakkame nende argumentidega, ehk siis soovitavalt te võiksite teha nii, et teil oleks esimeses kõnes näiteks 2 argumenti ja kolmandas kõnes 1 argument veel, et teil oleks kokku 3 argumenti, mis oleks eraldiseisvad, võimalusel üksteisest sõltumatud põhjused, miks teie plaan on hea idee. Nii. Ja kõik need asjad, mis ma nüüd ette lugesin, need tuleks teil kirja panna. Ehk siis võtke omale mingisugune Google Sheets, Word, mis iganes teksti editimistarkvara, pange need sinna kirja, kirjutage välja sellisest detailsest vastusest, nagu teile meeldib. Võib-olla tahate kirjutada sõna-sõnalt, võib-olla see ei ole mõttekas, panete lihtsalt märksõnad pärast, aga pange siis märksõnad nii, et te pärast ise saate aru, mis mõtted teil olid, et mida te siis seal väitluse jooksul selle koha peal rääkima hakkate või rääkida tahate. Ja need, ma arvan, on need nagu nii-öelda kohustuslikud kaasuse osad. Lisaks sellele tuleb teile kasuks, kui te näete natuke vaeva sellega, et te mõtlete ka, mis võiks olla, mida teie vastased võiksid igas väitluses öelda. Kuna te valmistate ette niikuinii mõlemad pooled, siis te tegelikult teate, mida vastased igas teie väitluses ütlema hakkavad. Suure tõenäosusega nad ju mõtlevad midagi sarnast, mida teie mõtlesite. Ehk siis teil tasub välja vaadata minimaalselt oma kaasuse peale ja mõelda välja, et kuidas te neid argumente ümber lükkaksite, kui te oleksite vastaspoolel. Ja pange need mõtted ka kirja, sellepärast et siis, kui väitluses teie vastased tulevadki selle mõttega, siis teil on juba need mõtted olemas, te ei pea koha peal neid uuesti välja mõtlema või suurema tõenäosusega siis vähem detailselt välja mõtlema, sest koha peal on teil vähem aega ja suurem pinge. Ehk siis kasulik on ka ümber lükata natukene, ette välja mõelda ja kirja panna. Ja teine asi, vahemärkused. Et kui teil on häid ideid, mida siis kummaltki poolelt küsida, siis soovitan ka need kirja panna selle jaoks, et teil oleks väitluse ajal olemas kohe midagi, mida küsida. Et esimestes kõnedes võib-olla soovitan keskenduda rohkem vastaste plaanile nendes ettevalmistatud vahemärkustes, aga te võite mõelda välja ka mingeid selliseid nagu lõkse, kuidas vastased mingit pidi kuidagi ummikusse ajada või segadusse ajada oma kõne ajal. Selle jaoks, et näiteks te saaksite oma argumendiga mingisuguse eelise. Ja loomulikult ei saa kõiki ümberlükkeid ja kõiki vahemärkusid ette välja mõelda, sellepärast et te ei tea tegelikult, millest vastased rääkima hakkavad, kuidas see väitlus läheb. Loomulikult te peate olema väitluse ja kõnede ajal valmis välja mõtlema ümberlükkeid, mis käivad selle väitluse kohta ja valmis pakkuma vahemärkuseid, mis on parasjagu relevantsed või mis on teile strateegiliselt kasulikud, aga on abiks, kui te selle peale kodus ka natuke mõtlete. Nii, ma nüüd tahtsin korraks näidata, et mis loom see kaasus tegelikult on. Ja ma lihtsalt näitan teile siin ühte sellist doksi, kus siis on näha, et keegi on siin kunagi väidelnud teemal madal nafta hind on parem kui kõrge, on väidelnud jaotust, on alguses pannud kirja siin definitsioonid, muid asju, siis on kirjutanud omale siia esimese argumendi, siis on kirjutanud oma siia teise argumendi ja lõpuks on kirjutanud ka omale siia kolmanda argumendi. On ju? Ja siis need inimesed on siin kirjutanud välja kõik sõna-sõnalt. Te ei pea seda tegema, võite seda teha, kui te kirjutate sõna-sõnalt välja, siis te saate ka ette lugedes teada, kui kaua teil see kõne kestab, et kas ikka mahub 6 minuti sisse ära. Ja kui te panete märksõnadega, siis te ette lugedes siis te peate omale nagu mõttega päriselt seda läbi rääkima, et vaadake, et te siis räägite seda sama detailsuse astmega, mis on teie taotlus väitluse ajal. Nii. Tuleme siis siia tagasi. Viimane slaid, mida ma tahtsin näidata, on mõned sellised hästi praktilised kasulikud nipid, mis teile väitlusturniiri ajal kasuks tulevad. Esiteks, printige see kaasus välja, sellepärast, et koha peal printimisvõimalust ei ole ja väitluse ajal ei tohi kasutada elektroonilisi abivahendeid. See tähendab, et ei saa lugeda kaasust ette oma arvutist või oma telefonist või mingist muust elektroonilisest vahendist. Te peate, ainuke viis, kuidas te saate nagu nii-öelda kuskilt väljast kaasa võetud informatsiooni väitluse ajal kasutada, on, kui ta on paberi peale välja prinditud või välja kirjutatud. Nii et printige see kaasus välja. Siin Slidos oli ka küsimus, kas telefoni saab kasutada. Telefoni võib kasutada ainult
aja võtmiseks väitluse ajal ja mitte millekski muuks, ehk siis te ei saa lugeda kaasust või ma ei tea, guugeldada ümberlükkeid või midagi sellist. Väitluste vahel te võite telefoni kasutada milleks iganes, aga siis, kui te siis, ma ei tea, guugeldate sealt mõne hea uue argumendi välja omal järgmiseks väitluseks, siis te peate ta omal kuidagi kirja panema või meelde jätma, sest selle väitluse ajal te seda kasutada ei saa. Ja väljaprintimise puhul tekib kindlasti küsimus, mitu koopiat, sest teid on võistkonnas 3 tükki suure tõenäosusega ja kui teil on ainult 1 koopia, siis see on võib-olla natuke problemaatiline, et mul on tunne, et enamus tiime tavaliselt prindib 2 koopiat, võib-olla 3 pole ka vaja, et puudel on ka õigus meie maakera peal kasvada. Aga eks te ise siis teate, mitu koopiat. Nüüd, kui te välja prindite, siis ülimalt mõistlik on panna lehekülje numbrid, sellepärast et mina olen näinud oma elus palju tiime, kellel on patakas pabereid ja siis need seal väitluse ajal teil on vaja ühte ja teist ja teisel kõnelejal on vaja ainult seda 3. argumendi lehte ja nii edasi. Et mingil hetkel teil lähevad need sassi ja siis, kui teil on vaja kiirelt midagi haarata, siis need võib-olla ei ole õiges järjekorras, te oma kõnet hakkate pidama ja peate neid seal lappama, eks pange lehekülje numbrid, jumala palju lihtsam on neid asju leida. Väike asi, esimese hooga selle peale ei tule, aga aitab pingelises hetkes palju. Siis on siin siuke asi, et nagu, et märgistama kaasusosi arusaadavalt nägite ka selles minu näidatud failis, et midagi oli seal punane, midagi oli bold'is, millegil olid numbrid ees, kuskil olid bulletid. Ehk siis nagu kasutage neid võimalusi, mida teile elu ja kool õpetanud on, kuidas tarkvarasid kasutada, et ärge pange lihtsalt halle sõnu üksteise järgi, et siis on pärast keeruline selles orienteeruda, eriti kui te peate seal kõne pidama, teil on ajapiirang, võib-olla korraks vaatate ikkagi vahepeal paberi pealt üles ka, mis oleks väga viisakas, sest et see teeb teid veenvamaks seal väitluse ajal. Ja siis, et selleks, et siis silm õigesse kohta tagasi läheks, on hea, kui see tekst on liigendatud ja võib-olla siis, ma ei tea, värvitud või bolditud või midagi muud sellist temaga tehtud. Või näiteks, kui te tahate kindlasti midagi rõhutada, tõmmake sellele joone alla, kui teie argumendis on mingi osa, mis on eriti oluline näiteks. Ja loomulikult on mõistlik siis ka mitte ainult selles välja prinditud kaasuses õigeid asju kuidagi arusaavalt märgistada, vaid ka oma väitluse ajal tehtud märkmetes. Et seal samamoodi kasutage erinevaid viise. Mina olen ühe pastaka inimene, et mina tõmban jooni alla ja ringe ümber ja võib-olla kasutan trükitähti mõnes asjas. Teised inimesed on rohkem markeri inimesed või erinevat värvi pastakate inimesed, et nemad kirjutavad siis erinevaid asju erinevate värvidega või tõmbavad mingisuguseid siis selle markeriga erinevat värvi asjadele kuidagi seal jooni alla ja peale ja nii edasi. Siis on mul veel selline vihje, et kui juhtub nii, et te ise ei kirjutagi oma seda esitatavat argumenti või kaasust, vaid hoopis teie tiimikaaslane kirjutas selle valmis. Et vahest on sellise tiimidünaamikaga võistkondi ka, siis minu soe soovitus on, proovige vähemalt 1 kord läbi enne, kui väitlema lähete. Sellepärast, et kui te ei tea, mis seal täpselt kirjas on või kui te nagu ei taba ära mõne lause mingisuguseid loogikaid või intonatsioone, siis te võite natuke rumalasse olukorda jääda oma kõnet pidades. Nii et proovige vähemalt 1 kord ise endale seda enne esitada või kui te juba koha peal olete, siis näiteks oma tiimikaaslastele. Siis Lidos oli ka üks küsimus, et mida teha, kui tiimikaaslased ei ole nõus kaasuse kirjutamisega aitama. Ma arvan, et siin mul on 2 nõuannet. Esiteks rõhuge nende südametunnistusele, et ikkagi lähete koos sinna ja nad ei tohiks teid üle lasta, et ülelaskmine ei ole viisakas. Aga teiseks, võib-olla siis järgmiseks turniiriks peate otsima omale uued tiimikaaslased. Jah, ma arvan, et nii on. Aga ise saate loomulikult kaasuse valmis kirjutada, et te saate oma nagu suurepärase töö ikkagi ära teha. Nii, eelviimane mõte, mis mul on see, et te kirjutate omale kaasuse. See on hea töö. Te näete palju vaeva, aga alati on oht, et see väitlus ei lähe täpselt nii, nagu teie arvasite. Sellepärast, et need teised inimesed, kes seal väitluses ka on, neil on mingi oma arvamus sellest, kuidas seda väitlust peaks väitlema. Ehk siis palun kuulake väitluse ajal vastaseid ja olge valmis reageerima. Ja see reageerimine võib tähendada ka seda, et mõnest teie argumendist mõni osa näiteks muutub kasutuks ja teil ei ole mõtet seda esitada selles väitluses. Ehk siis olge valmis olema kriitiline ka selle kohta, mis materjal teil on ette valmistatud. Ärge jääge sellesse liigselt kinni, vaid väidelge ikkagi selle kaasuse vastu, mida vastased teie vastu kasutavad. See on tüüpiline viga, mida väga paljud väitlejad teevad, mitte ainult algajad väitlejad. Nii et katsuge olla juba samm ees ja pidage seda meeles. Ja kõige viimane asi, mis mul siin on, et loomulikult võib tekkida, et see nagu mingil hetkel sel turniiril sa enam ei tea, mis teha või kuidas nüüd selle asjaga edasi minna. Kui sa jääd hätta, sa leiad
Tartus leiad minu, Tallinnas leiad Triinu, Pärnus leiad Margareti, kes täna siin kahjuks olla ei saanud, sest tal on muud tegemist. Et sa saad alati tulla ja peakohtuniku käest nõu küsima. Me ei ütle sulle tõenäoliselt ette nagu kõiki argumente või midagi sellist, on ju. Aga me saame sind suunata õigele rajale ja kui sa meid ei leia, siis igas asukohas on olemas ka korraldajad, sa saad alati ka neilt abi küsida. Nii, ma arvan, et võtame nüüd küsimused, mis olid Slidos ja siis aga teeme, Martin, nii, et mina küsin ja sina saad vastata. Aga me teeme hästi niimoodi püstolmeetodil seda, et ma vastan lühidalt. Jah, kõige populaarsem küsimus meil on praegu, et kuidas kohapeal turniir välja näeb? Mille alusel otsustatakse, kes kelle vastu ja mis poolelt väitleb? See käib niimoodi, et esimeses voorus pannakse võistkonnad kokku juhuslikult, välja arvatud, et sa ei väitle oma kooli tiimi vastu. Ehk siis kui mõlemas tiimis on kõik liikmed samast koolist, siis need tiimid omavahel kohtu, ülejäänud läheb suvaliselt. Pärast esimest vooru on nii, et turniiril pannakse kokku sarnase nagu tugevuse või ajalooga tiimid, ehk siis need, kellel on sama arv võite pärast mingit vooru, saavad omavahel kokku, näiteks pärast esimest vooru kohtuvad need, kes esimese võitsid ja siis kohtuvad need, kes esimese kaotasid, pärast teist vooru kohtuvad need, kellel on 2 võitu omavahel, 1 võit need omavahel ja 0 võitu need omavahel ja meil pärast kolmandat vooru enam tuleb ainult finaal. Nii. Ehk siis iga võistkond väitleb 3 korda. See, kui sa esimeses voorus kaotad, ei tähenda, et sa saad koju minna. Oota, see küsimus tuleb ajas. See küsimus tuleb ka, jah. Okei, mitu võistkonda osaleb? Tallinnas on 65. Martin, kas sa tead Tartu kohta? Minu meelest see on koos Vene tiimidega. Et Eesti võistlusel on 50 midagi tiimi. Aha. Tartus on minu meelest 27 ja Pärnus oli mingi umbes 18 näiteks. Ma täpselt praegu Pärnu numbrit peast ei mäleta. Hästi. Nii et Tallinnas on hästi suur turniir, teistes kohtades on mitte nii suur. Kui kaua on aega ette valmistada argumente enne, kui esitatakse kõnesid? Sellega on niimoodi, et kui voor välja kuulutatakse, siis te kõnnite seal koolimajas ruumi, ehk siis te saate nagu hetke mõelda, aga see on teil niikuinii ette valmistatud, on ju, mis te enne teete. Ehk siis seal vahel nagu aega ei ole, et see kaasus peab teil ikkagi enne valmis olema, et ei saa enne väitlustel eraldi mõtlemisaega ei ole. Nii palju, kui te sinna ruumi kõnnite. Iga 2 kõne vahel on 1 mõtteminut. Ehk siis kui 1 kõne lõpeb, siis kohtunik ütleb, et nii, nüüd teil on mõtteminut. Siis te saate minutikese omavahel arutada, milliseid ümberlükkeid teha või midagi muud sellist. Ja siis te peate minema kõnelema. Järgmine, palun. Mitu korda üks tiim väitleb, seda me juba vastasime. Ja üks tiim väitleb 3 korda ja juhul, kui te saate 2 parem hulka 3 vooru järel, siis te väitlete ka finaalis. Ülejäänud saavad finaali siis pealtvaatajatena vaadata. Mis juhtub, kui tiimid ei nõustu üksteise definitsioonidega? Siis juhtub selline asi nagu definitsiooni väitlus, kus te siis peate väitlema, kummad definitsioonid on korrektsed. See eeldab siis seda, et eitus arvab, et jaotuse definitsioon ei ole selline, kuidas normaalne inimene seda sõna loeks või seda sõna mõistaks. Ehk siis, kui te lihtsalt arvate erinevat, aga jaotus ikkagi arvab, et see pakub välja midagi sellist, mis on nagu selline, mida tavainimene ka nii arvaks, siis teil ei ole õigust tegelikult seda definitsiooni väitlust pidama hakata. Aga kui jaotus tõesti teeb midagi ebaausat, siis te võite selle üle väidelda, siis te peate väitlema ära kõigepealt, kummad definitsioonid on korrektsed ja siis nende definitsioonide all, kummad argumendid on paremad. Aga ärge seepärast liialt muretsege, et 99% maailmaväitlustest käib ikka argumentidele. Ja kui definitsioonid ei ole sõna-sõnalt identsed, aga on olemuslikult sarnased, siis tegelikult ei ole vaja. Siis teil ei ole eriarvamust. Jah. Kas põhikool ja gümnaasiumid võistlevad eri kategooriates? Nii ja naa. Selles mõttes, et see turniirisüsteem käib nii, nagu ma eelnevalt kõnelesin või selgitasin, ehk siis te lähete nende võitude alusel kokku. Ehk siis võib juhtuda, et põhikooli võistkond kohtub gümnaasiumi võistkonnaga, aga ma arvan, et on olemas ka eraldi auhind parimale põhikooli võistkonnale. Seda peaks tegelikult korraldajalt küsima, aga ma eeldan, et on. Mis asi on tõestuskoorem? Tõestuskoorem on selline asi, et kui see on teie jaoks üllatus ja nüüd ma räägin segast juttu, siis te võite selle täiesti ära unustada ja te ei pea sellest hoolima. Te saate väidelda ka ilma selle teadmiseta. Aga tõestuskoorem on siis asi, mida ma pean tõestama selleks, et tõestada oma teema poolt.
ja võib-olla siis argumendi sees ta võib olla nagu asi, mida ma pean tõestama selle jaoks, et tõestada ära see argument. Aga nagu ma ütlen, siis see on asi, mida tegelikult inimene teeb intuitiivselt, ehk siis te ei pea selle pärast muretsema. Ja mul on tunne, et siin keegi confirmis, et meil on põhikoolide arvestus ja nii kõnelejate kui võistkondade jaoks. Kuidas teha kokkuvõtet nii eitus kui jaotus? Kõige mõistlikum on nii, et te kuulete väitluse ajal, panete kirja, millest räägiti, siis võtate nagu hetke, mingi teise kõne all loomulikult, kui te siis oma kõnet ette valmistate ja võtate selle hetke ja mõtlete korraks, et millest selles väitluses kõige rohkem räägiti. Ja need paar asja, millest kõige rohkem räägiti, panete omal pealkirjadeks ja siis kogute nagu kõik oma mõtted, millest te rääkida tahtsite, nende pealkirjade alla. Ja siis nende pealkirjade all räägite mulle siis kolmandas kõnes, miks vastaste kaasus on kohutav ja neljandas kõnes, miks teie kaasus selle väitluse võidab. Mis oleks hea sissejuhatus? Martin, sa rääkisid, et tuleks teha sissejuhatus, aga... Hea sissejuhatus võib olla mõni statistika, mis on lööv ja tekitab kohtunikule mulje, et maailm on ikkagi sedapidi kaldu, et teie plaani on väga vaja. See võib olla ka mõni hästi väike lühikene lookene, mis jällegi maalib maailmas sellise pildi, nagu teil on vaja. Kõige lihtsamal juhul see on lihtsalt näiteks mingi fraas, et lugupeetud kohtunik ja kaasväitlejad ja siis hakkate peale. Jah, aga ma soovitaks mingi ühe lause veel sinna vahel panna. Kas realistlikult peaks antud teema puhul definitsioone tegema? Tundub mõttetu ja ajakulukas. Kui sa arvad, et kõik sõnad on üheselt mõistetavad, siis ei pea. Jah, ma arvan, et siin ei ole liiga palju liiga keerulisi sõnu, et selles mõttes võid vahel ka jätta, aga kindluse mõttes, ütleme nii, hea praktika, isegi juhul, kui kõik sõnad on arusaadavad või üheselt mõistetavad, tasub ikkagi valida selline kõige vähem üheselt arusaadav ja seda igaks juhuks defineerida, selleks, et kaotada ära see võimalus, et äkki üks hakkab rääkima aiast ja teine aiaaugust. Kas neid slaide saab ka pärast seda tundi kuskilt vaadata? Kogu see asi vist on lindistatud, nii et näete seda siis. Just. Ja slaide, ma arvan, Mirtel saab ka saata siis osalejatele. Nii, kas vastaste väitlusi on võimalik pealt vaadata, kas niimoodi ei saa teiste argumente nii-öelda ära varastada? Kui sul on, põhimõtteliselt ei saa, sest et sa väitled ise samal ajal. Jah, et kuna kõik väitlused toimuvad paralleelselt, on ju, et kui meil on seal näiteks 54 tiimi, siis meil toimub 27 väitlust korraga, need toimuvad samaaegselt, et siis kuulutatakse välja esimene voor ja siis 27 erinevas ruumis toimub korraga üks väitlus, eks te ei saa minna vastase argumente nagu niimoodi salaja varastama. Ja, aga teoreetiliselt, kui sa teed hästi märkmeid, siis sa saad oma vastaste kaasust ära varastada või integreerida oma kaasusega. Jah, sest et te saate väideda igal juhul mõlemat poolt. Kas on võimalik, et sama kooli tiimid lähevad vastamisi? On võimalik, aga mitte esimeses voorus. Esimeses voorus on võimalik juhul, kui teil on küll nagu oma kooli õpilased teises tiimis, aga seal kas teie tiimis või teises tiimis on, kui see on mingi segatiim koolide vahel, siis need ei loe nagu ühegi kooli tiimiks. Ja hilisemalt, siis kui juba käib see tulemuste järgi, siis seal loevad ainult tulemused, kool enam ei loe. Kas on mingit head nippi, viisi peale proovi väitluse, kuidas enda kaasust testida? Ma ei tea, anna ChatGPT-le vaata, mis ütleb. Ja, see on üks variant. Minu meelest proovi ise enda kaasust ümber lükata. Töötab ka päris. Või näiteks väitle oma tiimikaaslastega, nii et nemad väitlevad su vastu. Jah. Jah, ja siis on meil 2 küsimust neljandate kõnede kohta, kas neljandad kõned on ja kui pikad need on ja kas saab teha vahemärkusi? Nii, kas neljandad kõned on? Jah, on, need on täiesti tavaline osa sellest formaadist. Ma ei tea, kust see küsimus üldse tuleb, et kui kellelgi on kahtlus, et millised täpselt kõned on, siis soovitan minna oppematerjalid.argument.ee ja vaadata, mis seal keskkooli formaadi kohta kirjutatakse. Kui pikad need on, 3 minutit pikad, poole lühemad kui eelnevad kõned. Kas vahemärkusi saab küsida? Ei, lõpukõnedel vahemärkusi küsida ei saa. Ja nad on ka vastupidise järjekorras, eitus peab enne, ehk siis eituse 3. ja 4. kõne on järjest, kui te eituse
lõpukõne pidaja, siis te peate olema valmis minema kohe pärast oma tiimikaaslast. Kui halb on, kui mu kõne on liiga lühike? Ei ole halb, sellepärast et väitluses ei saa, sõltub muidugi, kui lühike ta on, et kui ta on sul 20 sekundit, siis nagu on oht, et sa tegelikult väga palju öelda ei jõua. Aga iseenesest väitluses ei saa miinuspunkte. Ehk siis, kui sa ütled lühema ajaga ära sama palju, kui teine inimene ütleb rohkem ajaga, siis see on täpselt sama hea kõne nagu see pikem kõne. Ehk siis aeg ise ei mõjuta seda, kui hea su kõne on. Küll aga kui su kõne on lühem kui 6 minutit, siis sa jätad oma võimaluse teatud määral kasutamata, näiteks saaks võinud veel mind kuidagi veenda. Et nagu võtta seda siis arvesse. Aga selles mõttes see ei ole absoluutselt kuidagi nagu mingi nagu kuidagi karistatav või nagu otseselt negatiivne asi. Et küsimus on pigem jah selles, kas sa kasutasid oma võimalust täielikult ära. Ja alati, kui mõtted saavad otsa, siis vahemärkused vahest aitavad, ehk siis lase vastastel midagi küsida ja siis nad annavad sulle võib-olla mõtteid, millest sa saad veel rääkida. Jah, eeldusel sa ei ole seal viimases minutis, siis vahemärkusi küsida ei saa. Nii et juba plaani siis ette, kui tundub, et hakkab juba jutt otsa saama, siis võta 4.51 vahemärkus näiteks. Jah. Kui halb on, kui pole kaasust? No selles mõttes suht halb, et siis sul ju pole millest rääkida. Et sa selle kaasuse sa pead ikka tegema, et pane vähemalt märksõnad kirja. Et kui sul printerit pole, no pane kuhugi märkmiku paberi peale vähemalt. Ja hea asi selle juures on, et täna on kolmapäev ja on sul on veel päris mitu aega. 72 tundi peaaegu aega või? Natuke vähem, 60 tundi. Just. Nii, aga ma nüüd saan teist korda seda öelda, aga küsimused on saanud otsa. Nii, kas keegi tahab siin veel midagi küsida? küsida? Oma häälega või siin chatis midagi küsida? Tundub, et ei taha. Siis täname osalemise eest ja soovime teile edu laupäevaks.